Tere, head kuulajad ja vaatajad! Mina olen Birgit ja ma olen Väikse Päikse kommunikatsioonispetsialist. Loodan, et uus aasta 2025 on alanud täpselt nii, nagu just sina oled soovinud. Mul on nii hea meel, et olete jälle kuulamas ja ka vaatamas Lapsevanema kooli. Igas osas siis pakume mõtteainet, praktilisi näpunäiteid ja kogemusi elust enesest just sulle, hea lapsevanem, või siis tulevane lapsevanem või vanavanem või hoopiski pedagoog sellel põneval lapse arenguteekonnal. Täna sukeldume beebide unemaailma. Mil sügav uni on just kõige olulisem lapse arengu seisukohalt? Ja vastame küsimustele, miks su beebi võib ärgata öösel väga tihti üles või ärkab varakult üles. Milline peab olema see unekeskkond? Räägime siis üle, et kas see peab olema täiesti pime või võib olla taga valge ja kas võib seal rääkida ka beebi ümber, kui ta magab. Kuidas siis luua päevakava ja räägime ka tegelikult, kui individuaalne on tegelikult lapse unevajadus ja muidugi sina lapsevanem, et ka sina saaksid puhata ja magada sellel ajal, kui ka sinu laps magab või siis toimetab. Ja selleks olengi kutsunud külla beebide ja väikelaste unenõustaja ja 4 lapse ema Ketlin Reis. Tere, Ketlin! Tere, Birgit! Aitäh vastu võtmast mind! Meil on siin saanud traditsiooniks esimese küsimusena, nii-öelda soojendusküsimusena, et kuidas sina oled jõudnud täna siia punkti, et sa tegeled beebide unenõustamisega? Eks ikka enda laste läbi. Juba esimese lapsega. Ta oli kuskil 3-kuune, võisin teda tundide viisi pallil hüpitada. Võib-olla jäi korraks hetkeks magama, aga siis 5 minutit ja läkski elu edasi. Ja siis ma ei saanud aru, et kuidas ta võib nii raskesti magama jääda, kas ta ei taha siis magada, mis värk on. Ja kui hakkasin une kohta juurde uurima, et siis tegelikult nii väiksed muudatused juba toetasid seda, et et kui ma hakkan teda magama panema, siis ta päriselt jääbki magama. Vau, see tegi nagu minu elu nii palju lihtsamaks. Et siis ma saingi aru, et minul on tegelikult päris suur mõjuvõim. Ja nüüd ma saan aru, ma lugesin ka veebilehelt, et 4. lapsega on juba palju lihtsam. Just, eks iga lapsega on ju seda kogemust tuleb juurde ja tegelikult ju ka need pered, kes meie juurde jõuavad, nemad ka kinnitavad, et teise lapsega ma olen juba nii rahulik ise, et ongi nii, infot on ju nii palju ja seda tahan ju kõike õigesti teha, tahan parimat oma lapsele pakkuda, et siis esimese lapsega paratamatult on neid ämbritega olistamisi ka korralikult. Aga see on täiesti loomulik ja okei tegelikult. Just. Aga kuidas sa üldse oled jõudnud selle unenõustamiseni? Ja kuna see teema mind väga paelus, ma olin väga fanaatiline selline Exceli pidaja, et 2 esimese lapse unesid ma kirjutasin Excelisse ülesse, mis tal seljas oli, selline temperatuur, kas oli vaksem tekk maa peal, et nagu, et kõik pidi olema perfektne, et võt siis ma tean, et laps magab hästi. Ja nüüd 3. lapsega, kui ma olin kodune, et siis ma mõtlesin karjääripöörde peale ja kui ma mõtlesin, et mis teemad mind üldse paeluvad, ja tema oli parasjagu pisike, ma tegelesin ka ju tema unega, et siis jõudsingi, et tegelikult ju beebi uni on alati olnud minu suur huvi ja siis leidsingi viisi, kuidas saada vastav väljaõppe ja siin ma nüüd olen 6 aastat hiljem. Väga tore, et sa nii väga, väga olulist tööd tegelikult teed, et see unest ju ei saa üle ega ümber, kui sul on väike laps. Aga räägime ka siis alustuseks äkki sellest, et ikkagi sel esimesel aastal beebi uni ka väga palju muutub. Et räägime nendest siis, proovime etappideks siis lüüa selle unevajaduse. Just, et kui me räägimegi siis nagu, missugune see uni seal aasta jooksul olla võib, tavaliselt me näeme, et esimesed 3-4 nädalat on laps selline unekott, sööb ja magab. Ja siis oodataksegi, et võt nii jääbki. Aga siis tekivad need esimesed väljakutsed, et üritadki last magama panna, aga ta ei jää, sest et tegelikult ta juba tahab rohkem ärkvel olla. Ehk tasapisi see unevajadus vanuse kasvades väheneb ja samal ajal siis laps suudab järjest pikemalt ärkvel olla. Et kui näiteks 1-kuune on selline circa tund aega korraga ärkvel, siis, ma ei tea, pooleaastane võib seal 2-3 tundi korraga ärkvel olla ja aastane juba seal 3-4 tundi, eks. Et tasapisi kogu aeg need ärkveloleku ajad pikenevad. Aga kuidas ikkagi, ma saan aru, et see, igal lapsel on individuaalne unevajadus, et võib-olla kui see pooleaastane, mõni võib-olla suudab 2 tundi üleval olla, aga mõni ei suuda, et kuidas siis leida nagu lapsevanemana selline
kuldne kesktee, et aru saada, et mis minu laps just vajab. No minu märksõnad on, et kuidas laps öösel magab, kas see öö on järjepidev, kas ta püssib öösel ärkvel, kas on, ma ei tea, 1-2 tunni tagant öösel virgumised, ehk hästi tihedad. Et me vaatame ööd, siis me vaatame, kui kergesti laps uinub. Me tahaks, et ta uinuks selline circa 20 minutiga. Et kui see on oluliselt pikem aeg, siis on küsimus, et kas see ajastamine on ikkagi paigas. Ja lisaks see üldine meeleolu lapsele, et kas ta tundub ärkvel olles rõõmsameelne, toimekas või tundub, et ta on nagu pidevalt väsinud. Aga räägime ka sellest, et see keskkond, et mul on tunne, et see nagu lööb lained kogu aeg nagu maailmas, et küll on lapsevanemaid, kes arvavad, et täiesti pime ja täiesti vaikne peab olema. Ja siis teised mõtlevad, et täiesti võib siin nii-öelda meie seas, meie keskel magada. Ja see kogemus võibki tulla neil enda lapsest, eks? Et nad nägid, et enda lapsega toimis just see asi ja mõlemad vastused võivad õiged olla. Ehk nii nagu me ise täiskasvanutena tegelikult ei maga täpselt samas keskkonnas, samal viisil, mõni on väga tundlik magaja, paljud lapsevanemad on öelnud, et vau, need soovitused, mida sa oled lapsele andnud, need toimivad minu peal ka väga hästi, et minu uni on tänu sellele oluliselt parem. Nii et jah, et jällegi see on ka väga individuaalne, tüüpiline, et kui me vaatame uuringuid, on ju, et siis uuringud ütlevad, et mis need sellised põhilised mõjutajad ongi valgus, helid, temperatuur ja niiskus, et mida on nagu uuritud, et need võivad oluliselt une kvaliteeti kehvemaks muuta, kui need nagu konkreetse inimese jaoks on paigast ära. Mõni eelistab soojemat temperatuuri, mõnda jahedamat, enamasti une seisukohast öeldakse, et jahe temperatuur on und soodustav, samamoodi pimedus, sellepärast et öösel ajal vähemalt meie keha on harjunud pimedas magama, meie melatoniinitase ehk unehormoonitase on kõrgem tänu pimedusele, ehk jah, et selline nagu unehügieen võiks paigas olla. Aga kas beebidele on ikkagist nagu mingeid soovitusi, selliseid laiapõhjalisi soovitusi, et kus peaks magama? Kus turvalises kohas. Ütleme nii, et see on number 1 asi, et esimesel eluaastal see turvalisus on teemaks, et me ei pane neid kuhugi tekkide patjade keskele, diivani peale magama, eriti öösel ajal on ju, et päeval, kui sa näed oma last, et siis ei ole nagu suurt muret, aga öösel ajal, kui sa ise samal ajal magad, et siis me tahaks, et see magamiskeskkond oleks võimalikult turvaline, võimalikult vähe üleliigseid asju oleks seal, ei ole tekke, ei ole patju, ideaalis ei ole ka voodi pehmendusi, igasuguseid kaisukaid, et üsna selline puhas keskkond, võimalikult kõva madrats, et siis kui beebi ennast näiteks siis kõhuli keerab, et ta ei saaks kuhugi nagu takerduda. Et ma saan aru, et see on just sellepärast oluline, et tal ei oleks neid segavaid faktorid, kui ta seal juhuslikult äkki liigutama hakkab. Just, et sellel hetkel on ju, kui ta hakkab ennast keerama, et siis see omab nagu suuremat rolli, et missugune see magamiskeskkond on. Aga kas on ka mingeid müüte just selle kogu beebi unega seoses, mis sa oled kuulnud ka ja mõtled, et huvitav küll, kus ta seda kuulnud on ja et see tegelikult ei ole üldse tõsi? No kindlasti ongi see magamiskeskkond, on väga selline sage ja vahepeal kui pere tuleb nõustamist, siis võib ka seal olla see, et ema arvab ühtemoodi, isa arvab teistmoodi, on ju, et kuidas me neid lumehelbekesi siis kasvatame ja liiga häid tingimusi loome. Et jällegi, me peame lapsest lähtuma, ehk müüt võibki olla see, et laps peab õppima mingis keskkonnas magama, et see on rohkem selline tema iseloomu, temperamendiga seotud, et mida ta vajab, et tema närvisüsteem saaks üldse välja lülituda ja uinuda, et kuidas ta ennast turvaliselt tunneks. Siis kindlasti ka see, kui iseseisev laps peaks olema võimeline, ma ei tea, mingis vanuses olema, et kas 2-kuune peaks suutma üksinda magada, kas 6-kuune peaks suutma üksinda magada, kas aastane peaks suutma üksinda magada, et siis hästi kõrged ootused lapsele võib-olla selles osas, et aga esmakordse vanemana sa ei kujutagi ette, et ta päriselt jõuabki ise mingisse kohta iseseisvuses ilma sinu suunamiseta, on ju, et sa näed, et praegu ta on nii abitu, et kuidas ta sealt nagu kuhugi teise arenguetappi võiks üldse jõuda, et see nagu arusaadav ka. Tegelikult on ju fakt, et laps areneb nii kiiresti just nendel esimestel eluaastatel, et mulle meeldib see ütlus, et sa ei saa põhimõtteliselt
laps areneb igas keskkonnas, et sa ei saa mitte midagi teha või seda kuidagi takerdada, et see on nagu nii loomulik, sest et ta ju võtab kõike niivõrd omaks. Aga kuidas just see mõelda, et me rääkisime ka sellest, et kus ta peaks nagu magama, ma saan aru, turvalises keskkonnas, aga on palju viise, kuidas seda magamist siis lahendada. On võrevoodid, on koos magamine, et millal ja kuidas see siis vanuseti peaks olema nagu jagatud? See kindlasti ei ole nagu niimoodi, et kuidas see peaks olema, aga jällegi, mis me seda arengu mõttes nagu tihtipeale näeme, et esimesed 3-4 elukuud suure tõenäosusega beebile meeldib selline pesatunne, et seda perioodi nimetatakse ka 4. trimestriks, ehk siis beebi ootabki justkui, et ta on samades tingimustest, nagu ta ema üsas oli. Nad armastavad väga kontakttunesid, lähedal magamist. Sealt edasi võib juhtuda, et nüüd, kui ma lapse ära magama panen, et siis mul äkki õnnestub teda korraks sülest ära panna. Ja siis ta magab natukene aega, ma ei tea, pool tundi näiteks, ka iseseisvalt. Ja siis ärkab, ta virgub, toimub selline unetsükli vahetumine, ta virgub ja siis võib-olla korraks kussutan, toidan, võtan kaisu ja siis ta magab võib-olla edasi, eks. Et ta vajab veel abi, et uinuda, aga ta võib juba iseseisva magamisega, nagu magamas püsimisega juba paremini hakkama saada. Ja vot siis seal üleaastaste puhul võib juba oodata, et tõesti, et nad teevadki terve une niimoodi, et nad ei ole täiesti kontaktis, aga see oleneb ka täiesti sellest lapsest jällegi. On suurema läheduse vajadusega lapsi, kes siis pigem iseseisuvad hiljem isegi seal 2., 3., 4. eluaasta paiku alles. Kas seal on ka mingi nii-öelda teadus taga, et see, et laps vajab seda nagu lähedust või et see, et sa paned ta sinna eraldi magama ja siis ta tegelikult tunneb, et tal ei ole seda oma ema lähedust? Seda nagu stressitaset on hästi keeruline mõõta, on ju, et kas, mis olekus nüüd laps on, aga me enamasti näeme seda tema kehakeelest juba, et kui ärevaks ta muutub, kui ta on sinust eemal, kas ta on nutune, missugune see nutt on, et mõni laps tegelikult saab väga kenasti üksi magamisega hakkama, ta on kerge temperamendiga, ei ole väga suure läheduse vajadusega ja siis sa võib-olla paned ta voodisse, ta natuke vaatab seal ringi, võib-olla on lutt kaabiks, on ju, imeb lutti ja siis uinubki täiesti ilma vanema abita. Ja mõni teine nagu kohe hakkab nutma, kui seda käest ära tõstad, kohe muutub ärevaks ja üks ei ole õigem kui teine, on ju. See on nii individuaalne, aga ma saan ka tegelikult ka emadest aru, et kui sa vajad seda nagu hetke, et panna oma laps korra maha või panna sinna voodisse, ja siis ta ikkagist hakkab nutma ja siis ma kujutan ette seda frustratsiooni, kas sinu poole on ka sellega pöördutud? Jaa, absoluutselt. Tänagi just tulin koduvisiidilt 2-kuuse beebi juurest, et kes siis ainult magab kontaktis, et ka ärkvelolekus ta ei ole väga palju nõus emast eemal olema, et siis ema peabki päev läbi teda nagu süles hoidma, et 1 kuu saad hakkama, 2 kuud, aga ühel hetkel nagu tulebki enda selline võimekuse piir, võib-olla juba füüsiline ette, on ju, kuskil hakkab keha tunda andma, et sa ei jaksa enam, laps kasvab suuremaks, et siis siis me proovimegi leida need alternatiivid, on ju, mis toetaks nii last kui ka ema. Ja mida sa siis soovitad sellel hetkel? Mida sa näiteks täna soovitasid? No, ma sain nende jutust aru, et vankris on laps nõus magama ja neil on oma kodu, kus nad saavad last õuega magama panna, nii et see on kindlasti üks lahendus, kuidas neid iseseisvamaid unesid pakkuda ja kus laps ei ole siis kogu aeg emal süles, et julgustasin neid rohkem tegema ja proovisime ka siis seda esimest und teha voodis ja laps jäi väga kenasti seal magama, et tõesti 0 nuttu oli, et mõnikord mingid väiksed nipid võivad nagu suureks abiks olla, et oleks üldse vähem nuttu ja laps tunneks ennast nagu mugavalt ja hästi selles uues keskkonnas, kus ta ei ole võib-olla harjunud magama. Et siis meil oli täna abiks mähkimislina, et muidu nad ka kasutasid magamiskotti, aga see nagu ei olnud piisav selle lapse jaoks, et teda, et sellist nagu pesatunnet tekitada, siis me kasutasime mähkimislina, mis mul oli koduvisiidil kaasas ja seal oli laps tõesti hästi rahulik, et ei olnud seda hetke, mis ema muidu kirjeldas, et kohe, kui ma ta maha tõstan, siis ta kohe hakkab nutt pihta, et see täna ei tulnudki nuttu. Saan siis aru, et see ikkagi kõik need materjalid või see, mis on väga nagu mõjutatud laps sellest?
jah, et ongi, et esimesel seal 3-4 elukuul eriti, et neile väga meeldib see mõnus pesatunne, on ju, et siis kui ei ole võimalik õues last magama panna, et siis me peame toas selle nagu tingimused tekitama lapsele, on ju, et kui sa elad kortermajas, sul ei ole rõdu ja alati ei saagi, et igaks uneks last on ju sinna vankrisse panna, et siis kuidas need tubastunned ka oleksid võimalikult stressivabad. Mis ma saan õigesti aru, et see vanker tekitab talle ikkagi seda pesatunnet lapsele, jah? Eriti talvisel ajal, kui meil on õues jahe, mõnus külm temperatuur ja siis pannakse veel nagu rohkelt kihte on ju ümber seal see selline kott ka on ju veel ümber, et siis neile üldiselt väga meeldib magada vankris ja siis väga sageli ongi, et kui hakkavad need soojemad ilmad tulema, et siis mu laps ei lepi vankriga ega käruga ja mis ma nüüd teen, kuidas ta toas küll magaks. Et siis saab selle peale mõelda, on ju, et ette ei tasu muretseda, et mis nüüd saab, kui ta ainult talvisel ajal on ju vankris magab, et mis nüüd suvel saab. Suvel ta on juba teine beebi, ta on suuremaks kasvanud ja siis saab näha. Meil on ka tegelikult 2 õuehoidu, kus beebid magavadki vankrites oma siis seda lõunaund. Super. Et see on hästi mõnus, nad magavad nagu pikalt ja suvel ka magavad seal vankrites niimoodi, et hästi riideid on vähe seljas ja niimoodi käed üleval magavad, see on hästi nagu kihvt alati vaatepilt, et vanemad ka aina rohkem just tahavad ka last sellistesse hoidudesse panna, kus sellist asja pakutakse. Et selline vahemärkus siia. Just, minu enda lapsed on ka õuehoius. On jah? Võt, siis sa tead täpselt, mis see tähendab. Ja õues nagu magamine on tegelikult sama hea kui õues mängimine, et see õues viibimine igatahes tasub ära, eriti sellisel pimedal perioodil, nagu meil talvel on, et saada ikkagi seda naturaalset päevavalgust, et see on nagu super abiks, et ööuni oleks rahulikum. Jah, see on väga oluline, et see ööuni oleks ju tegelikult rahulikum, et see oleks ka pikk. Aga kas on midagi veel, mida just selle nutu osas soovitaksid vanematele, et see ühes ja tõid see mähkimislina, aga kas midagi veel, kui tõesti, et paned lapse voodisse ja ta hakkab lihtsalt nutma, et kas on mingid standardolukordi veel? Mis on, eks me tahame lapse närvisüsteemi rahustada, eks, et kui ta on juba selles stressiolukorras, ta on juba nutuni viidud, et siis mis on sellised põhilised närvisüsteemi rahustajad, see oleneb lapsest jällegi, on imemine. Ehk siis kui laps imeb midagi, siis see aitab närvisüsteemil rahuneda. Kiigutamine tihtipeale on siis seesama mähkimine, ehk siis see on selline nagu igasugune mudimine, kaisutunne, selline raskus kehal, et see võib aidata lapse kehal või nagu närvisüsteemil rahuneda. Ja mõtlen, kas on veel mingisuguseid asju. Ja üldiselt see, et tervis üldse korras oleks, on ju, et beebi tunnekski ennast hästi, et mõnikord on ka tervise teemad, mis nagu raskendavad und. Et igatahes, et neid asju me proovime siis seal toas ka pakkuda. Kas me saame imemiseks lutti pakkuda, kas me saame teda võib-olla süles rohkem kiigutada ja siis voodisse panna või siis kas me saame voodit kiigutada, kas me saame teda voodis seal rinna pealt kiigutada, peput patsutada. Ja kui see nagu raskus või lähedus meeldib, et kas mähkimine või suuremate laste puhul lihtsalt käe rinna peale panek raskusena, et siis, et kui sa neid 3 asja tead, et neid saadki oma lapse peal kasutada. Kujutan seda ette ka, et kui sa vanemana, sa saad lõpuks oma lapse sinna, saad voodisse magama, et siis nagu tunned ka seda mingit ka enda sellist, mingit sellist natuke nagu vabadustunnet on nii. No kindlasti, kui sul on laps siiamaani kõik uned süles teinud ja siis sul on vähemalt 30 minutit oma aega, no siis muidugi siis veel lapsevanemad ei suuda välja mõelda, et mis ma selle 30 minutiga nüüd kõik ära teen, et siis nad hakkavad nagu to-do listi tegema ja siis vaatad, juba on 30 minutit läbi ja tegelikult ei jõudnudki midagi teha, et see on nagu eraldi teema. Ma arvan, et on okei ka lihtsalt olla. Ja seda nad tihtipeale ei oska. Üritavad nagu hästi palju ära teha. Ja et maja ruttu vaja kõik ära koristada, kõik ära teha, aga tegelikult võib-olla just sellel hetkel vanem vajab seda, kas või vaadata mingit sarja või lihtsalt olla. Duši all. Täpselt. Ja tegelikult ka, kui beebi tõesti ei ole nõus, siis kuskil mujal magama kui sinu peal, on ju, mis esimestel kuudel jällegi on nii normaalne, et siis võtadki endale
ma ei tea, võtad siin selline kohvilaua, on ju, paned enda sinna veepudeli, snäki, käid vetsus ära, et sa ei peaks kontaktune ajal muretsema selle pärast, võtad omale telefonilaadija ja nii edasi ja lihtsalt tunnedki ennast mõnusalt, et see on sinu aeg, et ei võta seda, kui et ma olen siin vangis, lihtsalt olema, ja et ma olen vangis ja valvan siin beebi und. Ei, see on minu aeg, ma tunnen ennast mõnusalt ja teen oma asju siin beebi all. See, ma saan aru, et see on tegelikult ka selline mindseti, vaata, et kuidas sa võtad seda und ja kuidas sa selle enda jaoks nagu mugavaks teed. Ja hästi oluline on, et mis info väljas üldse oled, on ju. Et kui sul on ümberringi, tegelikult piisab ka 1-2 inimesest, mõnest tuttavast, kes siis jagab oma kogemust, et kui kerge temperamendiga laps tal on ja kui hästi ta magab ja nii edasi, et siis sul võibki nagu jääda mulje, et nii peabki magama ja kui minu laps nii ei maga, siis ta on mu laps, mina teen midagi valesti või mu lapsel on midagi viga, on ju. Või siis sul on ümber inimesed, kes kõik magavad koos lapsega, laps on kaisus, ütlevad aeg on sellega, küll ta lõpuks ikka sealt välja kolib, et siis aga jällegi, et me võtame oma info väljast selle, et mis see õige nagu on ju, aga mõnikord, kui see sinuga ei resoneeru, et siis see võib lihtsalt ärevust juurde tekitada. Et hea on eeskujusid endale leida, aga siis nagu mõeldagi, et kas see on päriselt mulle vajalik, kas see on miski, mis minuga resoneerub või tegelikult on ka mingid muud lahendused olemas. Kujutan ette nagu, kui sa oled esmakordne ema, ja me juba mainisime seda, et nagu infot on ju nii palju ja kõik on kindlasti targemad kui sina lõpuks ja hakkavad õpetama, et kuidas tema on kunagi teinud, et saan aru su jutust, et ikkagi kuidagi vaadata enda järgi, et jah, tema jaoks võis see toimida, aga minu jaoks äkki see ei toimi. Just, et alati võtta nagu filtriga neid soovitusi, et kas, et okei, see on huvitav mõte, kas see võiks meile sobida või mitte, on ju. Räägime ka ööunest, et see on, ma tunnen, et igal pool isegi sotsiaalmeedias, kui ma näen mingid emasid rääkimas oma öörutiinist, et paljud isegi filmivad seda, et kuidas nad ärkavad üles, annavad rinda, annavad jälle lapsele magama, et kuidas see nagu kõik see toimib. Et kui tõesti on beebi selline, kes ärkab tihti ja võib-olla jääb ka raskesti magama. Et mida sa soovitad? Kõigepealt oleks vaja rohkem infot, et mis see tihti tähendab. Ja, mis on üldse see tihti? Et mis see on selline, et natukene häirekellad võiksid hakata tilisema? Just. Et et mõnikord on ju, mäletan just ühte sellist tutvumiskõne ühe emaga, et jah, et 10-kuune ärkab seal 2-3 korda öösel, ma ütlesin nagu, et super. Ja siis nii palju, et millal ta lõpuks terve öö magama hakkab, on ju. Et siis enda ootused võivad on ju olla võib-olla natuke valed, ehk siis sellepärast ma küsingi, et alati, mis see tihe ärkamine üldse tähendab. Minu jaoks on tihe ärkamine selline 1-2 tagant või isegi tihedamini, ehk siis kui sinna öösse mahub ikkagi selline 10-15 ärkamist, et siis suure tänusega me saame neid öiseid ärkamisi vähemaks. Ja ja sinna kõrvale ka ju lapse vanus, eks, et kui näiteks 2-kuune ärkab iga 2 tunni tagant, siis ma arvaks, et me saame selle paremaks. Et selles vanuses üldiselt me näeme, et üks selline 4-5-6 tundi pikk ööuni on ka, aga alates sealt 3-4 elukuust on jällegi hästi tüüpiline, on sellised 2 tunni tagant ärkamised, mis siis ühel hetkel lihtsalt nagu nii-öelda kaovad ära, aga see võib aega võtta. Aga miks see erineb see 2-kuune ja 4-kuu vahe? Sellepärast, et seal kuskil 3-4 elukuu paiku laste unestruktuur muutub. Ehk alguses neil on ainult 2 unetsüklit, ehk siis nad on siis kas täiesti sügavas unes või sellises pindmises unes, kus, ma ei tea, käed, jalad niimoodi käivad ringi ja võib nagu jääda mulje, et issand on ju täiesti ärkvel. Ei, ta lihtsalt on oma selles aktiivses unes praegu. Ja siis nad ei virgu nii tihti üles, et nad pigem, kui nad magama jäävad, siis nad püsivad seal päris pikalt, kui neil siis kõht tühjaks läheb, eks. Aga võt seal 3-4 elukuu paiku, siis nende unestruktuur hakkab rohkem täiskasvanu omaga sarnasemaks muutuma. Ja siis ongi niimoodi, et neil unetsükleid on rohkem, nad on seal sügavamas unes, aga siis tulevad ka sinna pindmisesse unne ja võt, siis nad võivad virguda, uuesti abi vajada magama jäämisega, siis jäävad uuesti magama ja võt siis 2 tunni tagant kõik kordub. Ja kas see on 2 tunni tagant, on see 2-4 tunni tagant, et see võib oleneda
kindlasti kõikidest nendest magamistingimustest, mis lapsel üldse on, kui hea tal on virgumise hetkel uuesti magama jääda. Kas tal on soe, kas tal on mähekuiv, kas tervis on korras, kas tal on piisav unesurve, et magada, mis stressiolukorrad tal päeval on olnud, et kõik see nagu mõjutab siis ööund. Ehk siis öösel me saame vaadata üle tema magamiskeskkonna, et tal oleks mõnus magada, aga väga tihti me tegelikult peame alustama üldse päevastest asjadest, tegelema sellega, et päev oleks siis ööund soodustav. Milline siis see päev peaks olema? Kas ta peab nagu olema ikka mingis mõttes aktiivne või kuidas üldse defineerida sellist beebiaktiivset päevakava? No kindlasti on und soodustav see, kui laps saab naturaalse päevavalguse käes viibida, mis on meil jällegi talvisel perioodil selline puudujääk, et beebiga kui palju minnakse külmaga õue lihtsalt ärkvel olekus on ju pigem mitte, et siis ongi need päevauned õues, väga hea variant. Siis üldine päevakava, kas on arvestatud tema unevajadusega, kui ta ikkagi päeval, ma ei tea, näiteks 6-kuune on maganud 3 korda 2 tundi, 6 tundi on ju näiteks päeval, väga palju sinna öisesse aega tegelikult ei jää, kui tal näiteks unevajadus on 14 tundi, et siis ongi ainult 8 tundi see ööune pikkus, mis tegelikult võib tema jaoks nagu liiga vähe olla. Nii et see kogu päeva sättimine tema unevajadusele vastavalt, et ta siis öösel saaks selline, ütleme, circa 10-11 tundi ööund ja siis kui palju sinna päevasesse aega võiks veel mahtuda, kui pikad need ärkvelolekud siis unede vahel on ja kindlasti söömine, et sellega läheks kõik hästi, kaal tõuseks kenasti, kui beebi on juba lisatoidu peal, et siis kuidas sellega tuttumine läheb, kas on mingeid seedevaevusi on ju, et tõesti jah, enamasti ongi see päevavalgus, päevakava, söömise teemad ja kui sa küsisid, et kui aktiivne see päevane aeg peaks olema, et siis ma ütleks, et tal võiks olla lihtsalt nagu võimalus tegeleda sellega, mis teda parasjagu paelub. Ehk näiteks, kui ta parasjagu õpib käputama, tal võiks olla võimalus võimalikult palju käputada, asjadest üle, on ju, et see, mis ta nagu kus ta oma arengus parasjagu on, et me ei pea teda arendama ette, et hakka juba neid asju tegema, eks, vaid et need asjad siis, kas või see, et kui beebi hakkab haarama, on ju, seal 2-3 kuuselt, et paned talle mängu kaare ja ta saab haarata mingeid asju, et see on juba tema aktiivsus, nii et käia nagu selle arenguga kaasas. Kui ma kirjutasin sulle enne küsimustes ka, et kui hästi beebi saab aru, kas on päev või öö. Minu jaoks oli nagu nii huvitav mõte, et kas nad tajuvad, kas nad saavad aru sellest. Et kui me räägime öö ja päeva eristamisest, siis me peamegi silmas seda, et kas beebi suudab terve öö magamas püsida, on ju, et loomulikult ta öösel sööb, seal esimesel eluaastal suure tõenäosusega oleneb siis lapsest, et kui mitu korda, aga et neid öiseid ärkamisi enamasti on, aga see võiks olla niimoodi, et sööb ära ja siis kergusega jääb magama tagasi, on ju, eks selline järjepidev ööuni. Ja nii, mõtlen, mis su küsimus oli, et kas beebi tajub seda päeva ja ööd? Just, ehk siis see on ju, tema mõistes ongi siis öö, on ju, et ta on nagu selle eristumise on ära teinud, et öösel ta päriselt tegeleb magamisega, ta ei püsi enam ärkvel ja magab siis hommikuni välja. Ja seda me siis saamegi toetada sellega, et kui palju me päeva laseme magada, kas ta saab naturaalset päevavalgust, et sellega me siis toetame seda, et see ööuni muutuks siis järjest järjepidevamaks. Kui siis lapsevanem on vaadanud otsa selle, et laps saaks äkki päevavalgust ja et see uni, et palju ta päeval magab ja see söömine ja see vastav aktiivsus, et kas tavaliselt sinu kogemuse põhjal, kas ööuni läheb siis pikemaks ja et ei ole nii palju ärkamisi? Kindlasti oleneb, kus see pere üldse tuleb, on ju, kui paljud ärkamistega need ööd varem olid. 10 näiteks, see oli nagu täitsa. Päris kindlasti. Et kui seda öise magamiskeskkonna ka üle vaadata, on ju, et beebil oleks, ma ei tea, soe, sest see ei ole üldse tavapäratu, et jõutakse meie juurde niimoodi, et tahetakse beebi saada oma voodisse magama ja samal ajal siis ise ollakse kõrvalvoodis
paksu teki all kaaslase kaisus ja siis beebi on näiteks podiga oma voodis. Et siis äkki ta tegelikult sellest magamistoa temperatuuris võiks vajada rohkem riideid, et oleks mõnus seal oma voodis magada, on ju. Et selline väike asi, paneme riideid juurde ja ta võib rahulikumalt magada, eks. Et et enamasti, kui ei ole tõesti, ma ei teagi, mis selline tervise probleem peaks olema, mis põhjustab 10 korda ärkamisi, et enamasti me ikkagi saame rahulikumaks selle ööune. Jah, sest beebi ju ei saa öelda, mis tal hetkel viga on või mis tal vaja on, et ta ju ei saa öelda, et mul on külm. Et see peabki öelda, kõik siis peab nagu samm-sammult peab vaatama ära, tegema kindlaks, et kas need on siis kaetud, ma saan aru. Just. Ja sellega lapsevanemad enamasti ongi pahuksis, et infot on palju, kust ma pihta hakkan, mida see kõige olulisem üldse on ju. Mida mina praegu tegema pean ja kui kaua ma nüüd seda katsetan, et ma teaks üldse, et võt, see on üldse õige vastus, on ju. Et kas ma pean olema 1 päev järjepidev, nädal aega järjepidev, 2 kuud järjepidev, on ju, et siis et ma tegelikult ütlen, et 3-5 päevaga me enamasti näeme juba muutusi. Et tegelikult need muutused tulevad ruttu, aga ole vähemalt 3 päeva järjepidev, et hinnata siis, et kas meil on mingisugust arengut positiivses suunas või on hoopis tagasilöök, on ju, et see annab juba palju infot, et nõustamises ka, et kui meil on pere pikemas nõustamises, siis me vaatamegi, et teeme need muudatused, meie unelogi järgi siis hindame, kas see muudatus sobib lapsele, missugune see ööuni on, kui kiiresti ta uinub, mis iganes probleemid neil on ju, ja siis ütleme, et okei, kas me jätkame selle muudatusega, kas me peaksime midagi veel ekstra tegema või vaatama hoopis mingis teises suunas. Ikkagi need muudatused on tegelikult väga väiksed, nagu see jutust ma saan aru, et need on lihtsalt mõni asi, mida sa pead muutma oma päevakavas, et saada selle nagu tegelikult loogilisemaks, lihtsamaks. Just, et sellised nagu väga keerulised juhtumid saab pigem väikeste muudatustega juba paremaks, aga kui on sellised, et laps ärkab näiteks 5 korda ja tahaks, et ta ärkaks, ma ei tea, 2 või 3 korda öösel, et siis on juba selline, võib nagu rohkem aega minna, et sellist nagu peenhäälestust seal teha. Aga räägime ka koos magamisest ja võrevoodisse minekust, siis üleminekust. Et palju sinuga kogemuses sa näed, et vanemad harrastavad koos magamist ja milline on tegelikult just see ohutu koos magamine, et millest lähtuda algatuseks? Jah, eks see on nagu olukordasid on väga erinevaid, on ju, et kes kohe teab, et ta tahab koos magada lapsega ja siis ta ongi selle kohta uurinud ja ütlebki, et see on nagu see viis, kuidas nad tahavad jätkata. On neid peresid, kes ütlevad, et mitte kunagi koos ei maga, aga olude sunnil on jõudnud koos magamisena, sest et beebi lihtsalt ei maga, vähemalt sinnamaani ei maga kuskil mujal või siis tegelikult ise oled puhanum, kui sa magad koos beebiga, et sa annad ruttu rinna suhu ja siis magate koos edasi, eks. Või siis ongi see, et tegelikult beebi juba suudaks täiesti eraldi magada, aga ei osata nagu kuskilt nende muudatustega pihta hakata. Aga mis siis sellesse koosmagamisse puutub, et kuidas seda turvaliselt teha, on see, et sama tegelikult, mis seal oma voodiski, et see magamiskeskkond peaks olema võimalikult puhas asjadest, et seal ei oleks siis hunnikus tekke ja patju beebi ümber, kui sinul on vaja tekki, on ju, et see pigem võiks olla siis sinu puusadeni, et kui beebi siin sinu rinna juures on, et see tekk siis jõuaks talle peale, võib panna oma teki näiteks jalud siis madratsi alla, niimoodi, et sa ei saakski öösel seda niimoodi läbi une peale tõmmata ja pigem võib-olla siis nagu seda enda ülemist riietust jälgida, et sul külm ei oleks, on ju. Et sa ei peakski tekki peale tõmbama, paned näiteks mingisuguse pusa, millega oleks lihtne imetada ka, et kui on imetav beebi, et siis see nagu nii-öelda nendel üleliigsete asjade osas on ju, siis see madrats ei tohiks liiga pehme olla, et see on tihtipeale see nagu kõige keerulisem koht, sellepärast et beebi madratsid ongi juba nagu disainitud niimoodi, et nad on kõvad. On need kookuse madratsid, tatra madratsid, et kui sa sinna peale nagu vajutad, siis su käsi ei vaju tegelikult sinna väga sisse. Aga täiskasvanute voodid ei ole siis beebisõbralikud nii-öelda, et kui sina seal kõrval oma raskusega oled, beebi kõrval, sina vajud sinna madratsi sisse, siis see beebi võib ka sinu vastu niimoodi halvasti rulluda, et mis ei ole tema jaoks turvaline. Nii et võimalikult kõva võiks ka see täiskasvanu voodi olla. Kas või kui see enda voodi praegu on liiga pehme, mina olen olnud näiteks kattemadrats panna maha
ja hoopis maas magada beebiga, et noh, kindlasti ei tohiks ju beebi kuskile maha saada kukkuda, et selles osas ka, et kui see on ikkagi kõrge voodi, et kas ei ole nagu võimalust, et beebi kukuks. Ja noh, selline kõige turvalisem lahendus on tavaliselt see, et sina oled oma voodis, beebi sinu kõrval, aga siis oma voodis, ehk siis on olemas vooditaskud, mida sa saad kinnitada, on ju, täiskasvanu voodi külge, et siis temal on oma pesa, sinul on oma pesa, aga lihtsalt saad seda lähedust endiselt pakkuda lapsele. See tundub lihtsalt minu jaoks nagu kõige loogilisem, sest et minu jaoks tundub hirmuäratav mõelda, et kui ma äkki pean keerama või midagi nagu, et ma usun ka, et paljud vanemad võib-olla kardavad või pelgavad just seda, et kunagi ei tea, kuidas sa nagu magades oled või mida sa teed. Just, et seda peale keeramist küll kardetakse. Küll uuringud ütlevad, et imetav ema, et just seal beebi kõrval tohibki olla ainult imetav ema, et mitte siis keegi teine, kellel ei ole neid instinkte, et siis imetaval emal on need instinktid olemas, et imetavad emad ise ütlevadki, et nemad öösel üldse ei maga, nad on kogu aeg valvel, on ju, et siis tegelikult see ongi nii disainitud, loodus ongi loonud selle, et sina oleksid kogu aeg valvel, teed mingisuguseid mini-uinakuid öösel ja tegelikult iga liigutamise peale ärkad üles ja kontrollid, kas lapsel on kõik hästi. Aga siis võrevoodi, mis on siis tavaliselt seal täiskasvanu voodi kõrval, et kuidas siis lõpuks, natuke juba puudutasime enne, et kuidas sinna see üleminek teha, kui sa saad aru, et äkki oleks nüüd aeg? Ja see on väga hea küsimus, sest me võime ka sinna väga erineval viisil jõuda, on ju, tuleneb, kuidas laps siiamaani on maganud, missugune on ta läheduse vajadus ja nii edasi. Ehk esimene samm oleks see, et lihtsalt vaadata, mis saab, kui sa paned oma lapse võrevoodisse. Katsetada. Sest et vähe ei ole levinud ka see olukord, kus vanemad lihtsalt ei olegi proovinud, ei ole nagu julgenud seda katsetada, tahavad seda kellegi koos teha, et anda nagu endale kindlustunnet juurde. Ja siis me esimene kord proovime ja siis voila, laps tegelikult uinus seal väga kergesti ja mingit probleemi ei olegi. Et kõigepealt lihtsalt hakata pihta. Ja et see võib olla niimoodi, et sa proovid näiteks tõesti võrevoodisse, et kus siis iga sein on kinnine, et kui ma rääkisin enne vooditaskust, siis vooditasku on selline, kus üks sein on nagu ära võetud, et see ongi nagu sinu voodi pikendus, aga kui on selline igast seinast kinnine võrevoodi, et siis sa võid panna sinna voodisse, võid teda paitada, kätt peal hoida, laulda, võid ka mitte midagi teha, kui ta tegelikult on täiesti rahulolev ja tundub, et ta ei ole nagu suure läheduse vajadusega. Ja vaadata, et kuhu see nagu rullub ja kuhu viib. Ja kui laps muutub rahutumaks, ajab ennast püsti, kui ta on juba suurem laps, on ju, et siis võid seda enda tuge nagu suurendada. Kui sa näed, et seal võrevoodis see üldse ei õnnestu, siis sa võtad ta sülle, rahustad maha, siis paned uuesti sinna võrevoodisse, on ju. Et jällegi me peame kogu aeg seda stressi lapsel vähemaks võtma. Kui see võrevoodis ei õnnestu, siis me teeme seda rohkem nagu kontaktis süles. Ja kui tõesti lapsel on väga negatiivne seos oma võrevoodiga, et võibki olla, et süles on jumala rahulik, nii kui hakkad juba tõstma teda sinna võrevoodi suunas, siis on nutt lahti, on ju, et võib-olla ta on seal 8-10 kuune, kus on hästi suur eraldumise ärevuse periood tavaliselt ja ta ei olegi nõus emast eralduma, et siis võib-olla esimene samm võibki olla see, et võib-olla kui ta varem jäi kussutades magama, siis me läheme hoopis suurde voodisse, uinume koos seal, on ju, või siis võtangi võrevoodil ühe seina eest ära ja olen su rohkem kõrval, on ju, et meil ei oleks mingisugust barjääri vahel ja niimoodi pakun lähedust sulle ja niimoodi jääme kõrvuti magama, et jah, seal on nagu erinevaid variante, olenebki hästi jällegi sellest pere olukorrast. Võime alati nagu proovida suuremaid samme teha, vaadata, kuidas laps reageerib, aga kui see on väga nagu vaevaline ja nuturohke, et siis astuks sammu tagasi ja prooviks mingit vahepealset lahendust enne, kui sinna võrevoodisse uuesti jõuab. Pole nagu mõtet seda nagu kuidagi vastu nii-öelda tahtmist sinna lükata seda soovi, siis ma kujutan ette, et vanemal endal on ise ka siis veel suurem stressitase lõpuks, kui ta ei saa üldse magada ja kogu aeg laps nutab. Just, et sellepärast mõni ongi on ju selle koos magamiseni jõudnud, et seal eraldi lihtsalt laps üldse ei maga, ärkab hästi tihti ja koos tegelikult magab päris rahulikult. Ja mõnikord me peamegi tõdema, et me oleme väga palju erinevaid asju katsetanud ja mis näen, et Kaisus laps magab 6 tundi järjest ja oma võrevoodis magab 30 minuti kaupa, et nagu, et äkki lepiks praegu ja prooviks, ma ei tea, 1 või 2 pärast näiteks uuesti, on ju, et me ei saa nagu kuidagi last suruda nagu mingisse arenguetappi, millega ta nagu veel valmis ei ole. Just, et ei tasu kiirustada, võib-olla see on ka väike selline
asi, mida kuklasse panna siis lapsevanematel, eriti praegu, kui neil on väike beebi kodus. Aga järgmine samm oleks ka tegelikult ju teise tuppa magama minek. On nii, et mõni lapsevanem tegelikult juba harrastab seda varem, et ongi kas see 80-kuune beebi magab teises toas. Aga kuidas see niimoodi, jah, kui see on samm edasi, oletame sellest võrevoodist, läheb sinna teise tuppa magamisele, et räägime sellest. No selline üldine soovitus on, et esimesed 6 kuud võiks kindlasti laps samas toas magada lapsevanematega. Et siis jällegi sina kuuled, haistad, näed, ta on nagu sinu meelte ulatuses, on ju, et sa saad nagu parimat turvalist keskkonda talle pakkuda. Ja sealt edasi on siis lapsevanema enda valik, et mõni lapsevanem ise on hästi tundliku unega, juba enne beebi sündi olnud, ja tal lihtsalt iga krõpsu peale ärkab ülesse ja siis ta võibki ärkvele jääda, kõrge ärevuse tase, et siis me peame juba lapsevanema enda une pärast tegema mingisuguseid muudatusi ja siis nad tahavadki pigem võib-olla varem oma tuppa kolida last ja kui sedasi nad saavad kokkuvõttest tegelikult rohkem magada, et siis miks mitte, on ju. Ja jah, aga see ülemist piiri absoluutselt ei ole ainult millal kolida oma tuppa. Aga kui laps juba on tegelikult oma võrevoodiga harjunud, siis see oma tuppa kolimine sealt edasi ei ole väga suur väljakutse, et räägidki lapsele, et näed, nüüd on siin sinu magamistuba ja et mida sa võid endale võib-olla kindlustunde pakkumiseks, tihtipeale ongi, kõik need muudatused on enamasti raskemad lapsevanemale kui lapsele endale, et olgu see, ma ei tea, rinnast võõrutamine, et mis emast kõrvale nagu eemale magampanemine, kõik sellised asjad, et siis tihtipeale me näemegi, et ema on hästi nagu ärev ja nagu muretseb, eks, et see kõik nagu hästi läheks, aga tõesti nagu 1, 2, 3 päevaga juba näeme, et lapsel on jumalast suva, et ta nagu uues kohas on ja et ette ei tasu kindlasti muretseda lapse seisukohast vähemalt, et et sina, lapsevanema mured ma ei saa kindlasti ära võtta, et see on kuidagi kaasasündinud juba. Et igatahes, et sinna oma tuppa siis pannes sa võid proovida ka näiteks, et ainult päevaunet teeb seal oma toas, vaadake, kuidas siis läheb ja võib-olla siis teete seal järgmise suurema sammu ja kolite ka ööune oma tuppa, et jah, lihtsalt lapsevanemale endale võib-olla kindlustunnet juurde anda. Ja kui on pigem selline aeglaselt kohanev laps, et siis talle võib ka väga hästi selline variant sobida, et tasapisi kohaneb oma toaga ja siis ühel hetkel ongi valmis seal täiesti magama. See on võib-olla paslik öelda seda ka, et lugesin su siis beebiune Instagramist, et lapsevanemad kardavad oma beebidele magades lähedust pakkuda. Et äkki see jääbki nii. Et mida sa sellele hirmule ütleksid, et ma just mõtlen, et kuna toimub see eraldumine, aga siis teistpidi mõni lapsevanem üldsegi kardab oma lapsele lähedust anda. Just. Et et kui me räägime sellist mõistest nagu unekool, mis siis tähendab seda, et õpetatakse last täiesti üksinda magama, on ju, nii et paned ta voodisse, tuled ise toast ära ja et see on justkui nagu selline kuldne eesmärk, kuhu nagu jõuda, on ju, et siis, et jumala eest, et ei tohi mingisuguseid, nagu tavaliselt see mõtteviis on siis lapsevanemal selline, et jumala eest, et sa ei tohi nagu vastu töötada sellele arengule, selle iseseisvumise suunas, eks. Et siis, kui sa paned ta sinna voodisse, et siis igaks juhuks ma liiga palju ei paita ja liiga palju endast märku ei anna, ja see ei ole jällegi nagu lapsevanem ju mingi pahatahtlik mõte, vaid et kui sa guugeldad ja uurid selle kohta, siis enamasti öeldaksegi, et kui sa lapsele tuge pakud, siis ta ootab seda terve öö sinult, iga virgumine sinult ja siis nii jääbki. Eks, et tegelikult nagu seda on väga palju neil lihtsalt sisestatud. Et see on lihtsalt selline ühiskond, meedium, kus nad seda ikkagist lõpuks seda võtavad, seda infot vastu. Aga see tegelikult ju ei ole tõsi. Või mis? Just, absoluutselt. Iga laps iseseisub, hakkab üks hetk eraldi magama. Et eks, kuna me väga palju saame infot USA sotsiaalmeediast, USA blogidest ja nii edasi, et siis nende ühiskond ongi natuke teistmoodi, neil lähevad lapsevanemad juba seal 3., 4. elukuul on ju tööle ja peavad hoidu beebi panema ja nii edasi, et sealt tulevad nagu hästi-hästi kõrged standardid beebidele,
aga tegelikult, et kui me vaatame mõnda teist ühiskonda, kus on koosmagamine normaalne ja minnakse lihtsalt nagu lapse arenguga kaasa ja ei oodata temalt kuidagi nagu kiiremat iseseisvumist, et siis ongi tegelikult hästi normaalne, et 3-aastane laps veel näiteks imetab, magab koos, et noh, see võib meile tunduda nagu võõras, sest me oleme juba selle nagu lääne ühiskonnaga ära harjunud, aga jah, mina saangi lihtsalt tuua näiteid teistest ühiskondadest ja rääkida, et mis on nagu normaalne ja ootuspärane, aga lõpliku otsus teebki siis nagu lapsevanem, on ju, et tihtipeale need üksikud minu postitused võib-olla alati nagu ei ole piisav, et seda suurt hirmu siis täiesti ära kaotada, et kui seda muud infot tuleb ikkagi rohkem peale. Lihtsalt nagu esimestel eluaastatel on lapsele see turvatunne ju nii oluline, et läbi selle ju tegelikult sa pakud ka lähedust oma lapsele. Läbi selle, et sa pakud lähedust, sa pakud ka turvatunnet talle ju ka tegelikult. Just, et me olemegi ju nii-öelda nagu last kandvad nagu inimliik, on ju, et loomaliik, et see ongi nii tegelikult nagu ette nähtud, et nad on hästi kaua meist sõltuvad. Aga jah, eks see on nagu väsitav ju ka, et kui sa pead üksinda seda kogu aeg tegema, et selles mõttes ma nagu mõistan seda, et kuskilt oleks vaja nagu sellist hingamisruumi anda, et see ei peagi olema kõik või mitte midagi, et laps magab täiesti iseseisvalt, kõik uned, absoluutselt mitte, et see ei ole niimoodi, et sa et noh, et kui sa hakkad midagi nagu juurutama, et siis ainult see variant on nagu õige, vaid leidagi hea tasakaal, et okei, see uni on meil lihtne, teeme selle üksinda, see uni on meil keerulisem, teeme selle koos, et see võib nagu selline mingi keskmine tasakaal olla ka. Et see tegelikult lõpuks on ka selline katse-eksitusmeetod, et mis sinu perele ja sinu lapsele ja vanemale just toimib. Et võib-olla see lõpetuseks rääkida ka lapsevanema unevajadusest ja vaimsest tervisest, et ikkagist, et lapsevanem saaks ka magada. Et see on ka tegelikult ka ju sinu ja teiste unenõustajatega südameasi. Jaa, absoluutselt. Et noh, enamasti ju tullaksegi pigem nagu enda une pärast, et väga tihti me saamegi öelda, et su laps magab normaalselt, aga ma saan aru, et need on teie jaoks nagu keerulised olukorrad ja proovime neid siis paremaks saada. Et proovime partnereid kaasata rohkem, eks, et ongi, et kui see kõik on normaalne, aga mul on vaja rohkem, on ju, abi, kust me seda abi juurde saaksime võtta, et siis partnerite kaasamine, kus siis magada, on ju, ühes toas, samast voodis, eraldi tubades, et see kõik ju tegelikult mõjutab lapsevanema enda und ja noh, ekraanid. Sa üle ka ümber nendest, jah? Ja, et see tegelikult mõjutab väga palju seda, et kui palju lapsevanem ise magab, et hoolitseda ikkagi oma unetundide eest ja minna õigel ajal magama. See on raske, kui sa oled päev otsa juba beebi jaoks olemas olnud, on ju, ja nüüd ma ka pean temaga koos magama ja mul ei oleks seda oma puhkehetke. Et siis jah, pead valima oma need sellised võitlused, et mis siis kõige olulisem sinu jaoks on. Ja on ka niimoodi olnud, et nõustamisse tulles on lapsevanem puhanum kui pärast nõustamist, sest et enne nõustamist lapsevanem läheb koos beebiga magama õhtul, oletame, et ma ei tea, kell 8 või 9 ja magab hommikuni beebiga, ärkamistega küll, aga magab, on ju, et see on nagu päris pikk aeg, selline 9-tunnine ööuni. Ja pärast nõustamist, kuna beebi on nõus ka rohkem iseseisvalt magama, siis lapsevanem kasutab seda oma ajaks õhtul, ta läheb kell 12 magama ja hommikuks ta on nii väsinud, et siis jah, me võime saada beebiune nii-öelda nagu paremaks, on ju, järjepidevamaks, aga enda unest peab jah ise hoolitsema. Aga see ütlus, et kui beebi magab, siis emme peaks ka magama, et kas see on tõsi? No see soovitus on, et vähemalt 7,5 tundi võiksid sa ööpäevas und saada. Ja paljud ütlevad, et tegelikult nende unevajadus on suurem kui 7,5 tundi. Et siis kus see kätte saada? Et see peab olema tagatud. Muidu läheb, ongi see vaimne tervis kannatab, jah, sa oled närvilisem lapsega, ongi võib-olla kõrgemad ootused ka, on ju, paarisuhe kannatab, enda tervis kannatab, et uni on meie baasvajadus. Ja beebi ka ikkagist ju tajub mingit moodi, et sa oled ärev. Absoluutselt. Et sellepärast võib-olla ka see nende muudatuste tegemine koos unenõustajaga
mõne pere jaoks sobib paremini, et see unenõustaja võtab seda ärevust nagu lapsevanemal maha, et okei, keegi hoolitseb mu eest, keegi ütleb, mis ma tegema pean ja siis tema tunneb ennast hästi ja siis tänu sellele ka laps tunneb, et okei, see muudatus ei olegi nagu nii ohtlik, ma ei pea selle vastu võitlema ja siis see uinumine on võib-olla iseseisvalt ka hoopis lihtsam. Siia lõpetuseks me oleme siin kapanud väga ilusti ja väga põnevalt siia lõpuni, et räägime ka sõimerühma või hoidu minekust, et meil siis Eestis saab lapsevanem olla kodus kuni 1,5 aastani, kui laps saab 1,5, aga siis ta peaks kas minema hoidu või sõimerühma. Ja tegelikult on standard see, et ta peaks olema 1 lõunauni selleks hetkeks. Et kuidas ja millal hakata neid muutusi tegema oma lapse unes? Ja meil on olnud täitsa mõned pered, kus laps tegelikult vajab veel 2 und ja 1 unega ei saa hakkama, et see ongi keeruline, et siis me oleme proovinud kas siis hommikust äratust hilisemaks saada, et see lõunauni siis ei tuleks liiga hilja lapse jaoks või uurinudki, et oleneb on ju, kas ta on lasteaias või hoius, kas võibki, ma ei tea, 11 aega hoopis vankriune teha, kui teised õues näiteks on, kas saab mingisugust sellist eriolukorda seal tekitada või kas on võimalik lapsevanemal teha siis poolikut päeva, et võtabki enne und on ju lapse ära ja aga samas ikkagi saab harjutada, et see on kindlasti hästi keeruline olukord, et me ei saa lapse unevajaduse vastu on ju, aga üldiselt selleks, et tal oleks siis hea kohaneda seal hoius magamisega, et siis kindlasti ei ole vaja nagu kodus hakata teda, ma ei tea, elutoa diivanil magama panema melu keskel, et siis ma mõtlen, et see on võimalikult sarnane olukord hoiule, kus meil on võib-olla valgem tuba ja melu rohkem, eks, et kodus pigem just pakumaks head tingimust, et ta siis saaks oma unevajaduse kätte, kui ta võib-olla seal hoius magab natukene vähem, sest et see ei ole nagu tema jaoks nii soodne keskkond. Et seda ei pea eraldi harjutama, seda spetsiaalses magamiskeskkonnas magamist ja lisaks siis rääkida hoiutöötajatega, on ju, et mis tuge nad saavad lapsele pakkuda, et näiteks mu laps uinub kodus kussutades, mis me teeme, on ju, et kas nad on valmis teda rohkem toetama alguses, kas üles, kui, mis seal veel võib olla? Näiteks meil hoius on ka sellist asja olnud, et lapsed paitatakse magama näiteks või hoitakse kätt siin rinna peal. Et see näha on, et see aitab ja ju siis võib-olla on ka vanem öelnud või on lihtsalt neil nii palju kogemust selle osas, aga näha on, et see täiesti toimib. Just, et see ei pea nagu jällegi nendest asjadest ka võõrutama hakkama, see, kui su laps veel vajab seda. Et pigem nagu võtaks seda ärevust jällegi selles osas maha, et rääkida hoiutöötajatega, et nemad võivad tegelikult nagu uskumatult vastutulelikud olla, et meil on täitsa sellised magama kussutamisjuhtumeid olnud, et just, et laps ju alles kohaneb nende uute inimestega, juba võib-olla kodus ta saab isegi kenasti voodis magamisega hakkama, aga võt hoius on tal ikkagi nii ärev olla, et ta ei suuda. Et siis tegelikult on seal siis nagu mänguruumi, et sa ei pea kodus neid muudatusi tegema hakkama. Hea on hoida võimalikult sarnast rütmi kodus, et ei ole niimoodi, et ma ei tea, esmaspäevast kolmapäevani ärkate kell 7, muul päeval on näiteks puhkepäev on ju, ja siis ärkate kell 9 või midagi sellist, et hoida seda üldist ööpäevast rütmi. See on kindlasti toetav ja siis andagi kaasa võib-olla mingid, kas see on magamiskott, kui lapsele väga see meeldib, oma kaisukas, oma padi, see kaisukas võib olla ka näiteks sellise kerge valge müraga, mis, kui see on võib-olla nagu lapsele tuttav ja see võtab võib-olla ka muid helisid natukene maha, kui keegi veel seal jutustab kõrvalvoodis, et siis mis meil on veel tehtud, on võetud lapsevanemate pilte kaasa või siis näiteks padjapüürile prinditud lapsevanema pilte, et tal oleks silme ees, et tõesti ei pea neid lapsi hästi iseseisvaks harjutama, pigem teha hoiuga koostööd ja eriti just nagu nende ülitundlike lastega, kes vajavadki rohkem. Ja jällegi, pigem on nagu olukord selline, et kodus on meil ühtemoodi ja hoius, kuigi seal on nii-öelda võib-olla mitte nii soodsad magamistingimused alati on ju ja ärevam olukord ja võõrad inimesed, siis seal laps lihtsalt on tubli nii-öelda, teeb ennast hästi tubliks ja üllatavalt hästi magab seal ja võib-olla hoopis paremini kui kodus nii-öelda.
et siis ei ole nagu märk sellest, et kodus on siis midagi valesti tehtud, et miks ta kodus kehvemini magab, vaid et ta lihtsalt ei näitagi oma neid emotsioone on ju seal hoius välja ja siis jah, et see tegelikult võib minna üllatavalt lihtsalt, et pigem me näeme nagu neid olukordasid, ma räägin pigem on ju äärmuslikest olukordadest, kus on vaja rohkem pingutada, aga väga sageli on see selline positiivne üllatus, et ei ole seal hoius hullu midagi. Jah, sest meie ka hoiukogemusest oleme märganud, et ongi natuke aega see harjumisperiood ja ongi esimesed uned, ongi rasked, aga ikkagist lapsed harjuvad kiiresti ära. Et kohe muidugi ei jää magama, kui ta siin esimest korda tuleb hoiuga tutvuma, vaid samm-sammult. Et jah, et seda võib küll rahustuseks öelda, et see ikkagist, jah, lapsed on tublid ja nad saavad hakkama tegelikult. Ja kui seal jääbki on ju uni lühemaks, et siis lihtsalt arvestada, et ööuni oleks võib-olla natukene pikem, kas oleks vaja teel koju mingit mini-uinakut teha, on ju, et seda üleväsimust maha võtta, midagi sellist, et ei ole maailma lõpp, kui laps ei maga täpselt samamoodi nagu kodus. Just. Aga küsiks siia lõpetuseks veel, et millal siis pöörduda unenõustaja poole? Et kui vanemad hetkel kuulavad, äkki neil on mingid kahtlused, ma saan aru, et tegelikult, et kui on kahtlus, siis alati võtta ühendust, aga võid siia öelda oma arvamuse. No kui sa ei ole kindel, et kas sa vajad kohe sellist eriti personaalset ja sellist laiapõhjalist tuge, on ju, alusta lihtsalt unekursusest. Vaata see läbi, vaata, kas teil on mingid baastingimused täidetud, et sa võid täiesti iseseisvalt ju neid asju rakendada ja vaadata, et kuidas siis minema hakkab, äkki juba nendest piisabki. Ja et see on nagu üks variant, kui endal ei ole nagu veel viimase piirini viidud nagu see emotsionaalne seisund, aga kui sa oled juba emotsionaalselt väga kehvas seisus, siis üksi on väga keeruline olla järjepidev muudatustega. Kui sa oled magamata, stressis ja nii edasi, et siis see tugi seal kõrval võib üli suureks abiks olla. Et kõrval unenõustaja ütlebki, et nii, täna me teeme nii, need kindlad tegevused, hästi, teeme need ära ja vaatame siis, kuidas läheb. Olgu, need olid väga head, nendega jätkame, mingid teised asjad, need tundusid, et ei ole nii olulised, võtame need ära, ehk siis keegi on kohe kõrval nagu olemas, on ju, et kõikidele oma küsimustele saad vastuse. Et siis jah, et kui sa oled nagu vaimselt hästi ebastabiilses kohas, et siis ma kindlasti julgustaks. Ja kui sul lihtsalt meeldib personaalne lähenemine, on ju, et siis mina isiklikult küll ma tunnen, et infot ongi nii palju, et mina ise ka esimese asjana kohe vaatan, kust ma saaks seda üks-ühele nõustamist, et kuule, et sinul ei ole seda teenust, aga kas oleks nõus mulle seda pakkuma? Et see kindlasti viib kiiremini edasi alati, aga kui see on veel aega ja võib-olla sa tahad pigem nagu ennetada mingeid asju, lihtsalt ennast harida, on ju, et siis lihtsalt alusta kursustest ja vaata, kuidas minema hakkab. Ja no mina soovitaksin ka beebiuni Instagrami lehte, et päriselt, et kui mina seal vaatasin ringi, siis see oli esiteks kompaktne, info oli täpselt, kõik oli arusaadav, mulle meeldis eriti see tabel, kus oli lapse unevajadused ära kaardistatud, et kindlasti paneme alla, selle selgituse alla, siis see kindlasti ka sinu Instagrami, et tõesti, et emmed on tõesti paljud ja tegelikult sotsiaalmeedias ja kui ongi selline kompaktne selline infovool beebiunest, siis jah, mina soovitan küll jälgida. Ja me storydes teeme ka sellised küsimused-vastused päevi ja tegelikult päris mitmed on kirjutanud, et meil ei ole suuri probleeme olnud ja olemegi iseseisvad tegutsejad olnud, aga nendest küsimused-vastused story'dest on juba nii suur abi olnud, et mingid väiksed asjad ära kohendada meie unedes ja juba ongi nii palju lihtsam. Et alati ei olegi sellist laiapõhjalist tuge vaja, vaid lihtsalt infot. Jah, kus on kõik täpselt seal kirjas, mida nagu vaja sellel hetkel on. Aga aitäh sulle, Ketlin Reis, et sa rääkisid ja avasid seda beebi unemaailma, mis tõesti ju iga lapsevanem peab ju sellele vastu vaatama ja sellega tegelema, et ma loodan, et head lapsevanemad, te saite siit mõne näpunäite, mida siis võtta kaasa ja äkki ka juba varsti katsetada, proovida ja kes teab, äkki sinu laps ka magab sel öösel siis pikemalt ja ilma palju tärkamiseta. Aitäh sulle! Aitäh! Ja näga!